Ehk siis küsimus see, et milline näeks välja sinu kõige ulmelisem elu, nagu absoluutselt, kui kõik on võimalik, mida sa teeksid? Esiteks, kus sa elaks? Millises riigis sa elaks? Milline see koht on? Kuskil mäe jalamil, mäe otsas, järve ääres, mere ääres, kus iganes metsas, paksus metsas, võib-olla suur linnas, kus iganes see on, kus sa tunned ennast hästi. Kui sul ei oleks ühtegi piiravat uskumust ja vaatenurka, et mis on õige, mis on vale, unusta see kõik korraks ära, lihtsalt lase sellest kõigest lahti ja mida sina päriselt oma ellu soovid, mida sina päriselt oma ellu tahad. Ja mida ma olen täheldanud oma coachingu teekonnal, on see, et inimesed ei julge enam unistada suurelt. Mulle polegi vaja sellist elu, ma saan sellega hakkama, mis mul on ja nii edasi. Et me oleme nii palju juba, läbi kukkunud, et me ei julgegi põhimõtteliselt unistada suurelt. Aga nüüd on meil olemas siin nagu tööriist läbi selle Focus Committee, mis võimaldab meil täide viia ka oma kõige suuremad unistused, millest iganes me unistada julgeme. Just nimelt julgeme. Et ma aitan sind siin uuesti nüüd nendest piiridest välja minna, et sa julgeks unistada suurelt ja oleksid võimeline ka selle nagu täide viima, ehk siis see suurelt unistamine on selle kõige alus. Ja siin on hästi huvitav asi ka, et on alateadvuse selline trikk, mis ei lase meil, suurelt unistada ja luua midagi suuremat, et soovib meid hoida vanas. Ja selle asja nimi on nagu võltspositiivsus, et me hakkame tegelema enesearenguga ja siis me hakkame leidma nagu positiivsust kõigele. Mul on see positiivsus kõiges, et mul on see hästi, mul on see hästi, mul on see hästi, me teeme tänulikkust ja nii edasi. Ja siis avastame, et mul ei olegi tegelikult elus mitte midagi vaja. Aga mis siis, kui see on lihtsalt sinu enda alateadvuse trikk, et hoida sind mugavustsoonis, et sest su alateadvus tahab kogu aeg olla seal, kus on hea, nagu mitte hea, vaid kus on tuttav ja vana. Ta tahab säilitada seda, mis on, sest kõik uus on hirmutav. Kõik uus on mingisugune ebamugav ja hirmutav ja kuskil ma ei tea, mis saab. Ja siis pigem hoiab meid kinni selles vanas. Ehk siis kas sa palun laseks lahti korraks sellest, et see elu, mis sa praegu elad, see ei ole tegelikult see. Kui sa nagu sügavalt lähed sisse, saad aru, et see maapealne elu, kui palju on siin võimalik tegelikult kogeda, elada. Ehk siis, kas sa oled ka lasknud oma alateadvusel tekitada sellise mugava mulli, mul on tegelikult käik hästi, ma käin siin reisimas juba natukene ja ma saan seda teha ja toda teha. Aga äkki see on lihtsalt, et hoida sind vanas kinni, et sa ei looks midagi suuremat ja midagi veel enamat. Ehk siis vaatame, mis siis, kui meil ei oleks nagu üldse rahas küsimus. Kui sa oleksid võimeline looma nagu absoluutselt mida iganes, sul on absoluutselt kõik raha olemas, mida sa vajad, siis mida sa valiks täna oma ellu? Ehk siis küsimus see, et milline näeks välja sinu kõige ulmelisem elu, nagu absoluutselt, kui kõik on võimalik, mida sa teeksid? Esiteks, kus sa elaks? Millises riigis sa elaks? Milline see koht on? Kuskil mäe jalamil, mäe otsas, järve ääres, mere ääres, kus iganes metsas, paksus metsas, võib-olla suur linnas, kus iganes see on, kus sa tunned ennast hästi. Kus sa elaksid? Milline su kodu välja näeb? Mis sul seal kodus on? Mis on sinu jaoks olulised asjad seal kodus? Kui kõik on võimalik. Mida sa veel omaksid? Millise autoga sa sõidaksid näiteks? Mis on sinu unistuste auto? Mitte see, et mida sa oled mõelnud, mille jaoks mul jätkub raha, on ju, mida sa päriselt tahad? Millise autoga sa päriselt sõita tahaksid? Mida sa veel omada soovid? Soovid sa jahti, soovid sa helikopterid, soovid sa eralennukit, mis iganes sa soovid? Tunneta, mis sinuga resoneerub. Kui ei oleks üldse nagu piire, siis mida sa oma ellu looksid? Mida sa valiksid? Kuidas sa oma vaba aega veedaksid? Kui sul on piiramatult raha, siis mille sa raha kulutaksid? Ja nüüd mõelda selliselt, näiteks toon näite, et issand, see on ju raha raiskamine. Mõtle see, et kui sina teed midagi, mis pakub sulle naudingut, sa maksad selle eest midagi, siis sa ju kingid teistele inimestele sissetulekut. Kui keegi pakub mingit teenust, toome näite, et sukeldumine, võtame lihtsalt esimene asi, mis mul pähe tuli, sukeldumine, sa tahad sukelduda, on ju, ja mingisugune eriline täiesti sukeldumise mingisugune ekskursioon, selline,
mis maksab meeletult pappi. See ongi see, et see on ju raha raiskamine, aga sa tegelikult ju annad sellele inimesele, sa teed teiste inimeste elu paremaks. Eks mida rohkem sa naudid ise ja raha välja käid teistele, seda rohkem sa aitad ka neid ju. Sa toetad nende tegemisi. Ja see on jälle see uskumus, ikka issand, ma laristan siin raha. Ei, sa aitad. Ja kui sa teed midagi sellist ja toetad selliseid tegevusi, mis sind kõnetavad, siis sellega sa lood nagu paremat maailma. Siis järgmine, kui sul on võimalik valida ükskõik milline töö, siis mida sa tegelikult teeksid? Kui rahas oleks absoluutselt küsimus, mida sa teeksid? Milline on su supersuhe? Ja kui sul on näiteks praegu juba suhe, mis ei tööta enam hästi, mis siis, kui sa ei hoiaks sellest üldse kinni? Mis siis, kui sinu jaoks on olemas teine inimene? Ja jälle see, mis mul meeldib, on ju vaatenurgad, et issand, ma ei tohi ju, näiteks kui sa oled laste pärast koos. Ma ei hakka täna sinna suurelt minema, aga lihtsalt kui sul ei oleks ühtegi piiravat uskumust ja vaatenurka, et mis on õige, mis on vale, et kas laste pärast peab koos olema või mitte, unusta see kõik korraks ära, lihtsalt lase sellest kõigest lahti ja mida sina päriselt oma ellu soovid, mida sina päriselt oma ellu tahad. Eks milline on see üle mõistuse suhe sinu jaoks, mida sa kõike koged seal, mida te koos teete, millised sõbrad sul on, mida te sõpradega koos teete, kuidas sa elu naudid, milline on sinu sõprusseltskond, kui palju te koos aega veedate, mida te teete koos. Kui sul on lapsed või soovid lapsi, siis millised on teie suhted, kuidas te lastega läbi saate, milliseks nad kasvavad või siis mis suhted on sul vanematega. Kuidas on teie läbisaamine, kuidas on see ausus, see lähedus, kuidas te üksteist hoiate. Ja muidugi, milline on su suhe iseendaga, kuidas sa endasse suhtud, milline on su pilt iseendast, kuidas sa ennast näed ja sealt lähtuvalt, kuidas sa maailma näed, eks mis on sinu mõtteviis näiteks, milline on su füüsis, milline näeb välja su keha, milline on su tervis, kuidas sa ennast oma kehast tunned, kui palju energiat sul on. Ehk siis, milline näeb välja nagu sinu ideaalne versioon. Ehk siis see füüsiline keha, tervis, vaimne tervis, mõtteviis, ellu suhtumine, karakter, kõik see. Kui kõik on võimalik, sa oled võimeline looma kõike, mida iganes soovid. Siis kuidas see kõik välja näeks? Ma loodan, et ma andsin sulle siin praegu natukene sellist piirideta unistamist ja luba omal unistada, see ongi see luba omal unistada, ära piira ennast, see on see koht, kus me oleme täielikult vabad enda peas, me võime luua mida iganes enda peas. Lubame omal unistada ja usume ka seda, et me oleme võimelised seda kõike täide viima. Sest me elame sellisel ajastul, kus absoluutselt kõik on võimalik nagu luua, kõik on võimalik luua.